Tervitused, oleme jälle kööki sattunud. Täna proovin teha ühte asja, mida ma ei ole ennem teinud. Olen mõnda videot vaadanud, kuidas tehakse. Videod on ka erinevad, seega teeme siis mõned erinevad variandid. Selleks on siis täidetud kartul. Õnnestus mul sellised suuremad sorti kartulid saada Cash and Carry promost. Teen peekoniga ja pannaks natuke marineeritud kurki, sibulat ja grillvorstid olid ka. Paneme need ka sisse. Loomulikult toorjuust ja läheb ka tavaline juust. Hakkame kuskilt otsast pihta, ehk siis paneme tunniks ajaks kartulid ahju ja ülejäänud mandi siis teeme jooksvalt. Nii kaua kuni ahi soojeneb, paneme kartulid siia plaadi peale ja olen nüüd kahte varianti näinud. Ühel piserdatakse oliiviõli ja teisel mitte. Seega teeme siis 2 ja 2. Kahele panen ja kahele ei pane. Määrime kokku. Jätame siis meelde. 2 on oliiviga ja 2 on ilma. Ahi on saavutanud temperatuuri 200. Panin ülevalt ja alt. Ja kartulid paneme siis ahju keskele. Ja taimeri tund aega. Hakime ära peekoni. Peekon on haakitud, tõstame eraldi kaussi. Teeme sama asja sibulaga. Lasin sibula õrnalt peeneks. Tõstame ka eraldi. Ja praeme selle panni peal läbi. Tükeldasin ka mõned grillvorstid, nimelt 2 tükki. Panen koos selle peekoniga pannile. Saab natukene rohkem täidist võib-olla. Ehk siis näis. Võiks ka tegelikult natuke maitsestada musta pipraga näiteks. Paneme sibula ka. Ja praadida siis nii kaua kuni on pruun. Peekon ja sibul pluss kerge grillvorst on valmis. Võtame tulelt maha jahtuma. Käisin kasvuhoones ja võtsin mõned sibulapealsed. Võiks need ka peeneks hakkida. Peeneks hakitud tõstame nad siis kaussi. Ja võtame marineeritud kurgi. Teeme ka veidi peenemaks selle värgi. Tõstame ka siia samma kaussi. Ja toorjuust. Ei kuku välja. Hea küll. Siis nüüd panni peal olnud kraam ka siia sisse ja segame läbi. Käisin külmkappi rüüstamas ja leidsin ühe mozzarella, mis on kohe käest ära minemas, nii et mitte seda raisku lasta, purustame selle ka siia sisse siis. Ja ega ei olegi midagi muud, kui segame siis jälle läbi selle ürituse siin. Suures osas on ta nüüd läbi segatud. Tõstame ta siis kõrvale ja jääme kartuleid ootama. Oleme nüüd jõudnud nii kaugele, et kartulid on valmis. See on nüüd, mis oli õliga määritud ja see on ilma. Teeme sellise eksperimendi, et ma proovin nüüd
selle siit lahti lõigata, sest neid tehakse kahte moodi ja ma tahaks teha seda niimoodi, et ma võtan selle sisu välja siit. Enam-vähem õnnestus sisu välja saada, ma tõstan need korraks eemale. Võtan siit ühe kausi, paneme selle sisu siia kaussi. Ja võtame siit seda sisu natukene juurde. Teeme niimoodi, et jätame pool ja pool. Ja segame omavahel läbi selle asja. Nii. Ja nüüd, mis ma võin öelda, on see, mis sai õliga määritud. Seda saab paremini lahti teha. Ma ei tea nüüd, kuidas seda sisu siia sisse panna hästi. Proovime niimoodi. Proovime teise ka. Niimoodi. Aga kui juba, siis kasutame kõik ära. Tõstame hetkel eemale. Ja ma mõtlesin, et ma teen need samamoodi. Teen seest tühjaks, täidan ära ja siis liigume edasi. Tõstame nüüd kartulid uuesti siia panni peale. Või ahjuplaadi peale, õigem. Ja riivjuustuga katame pealt ära. Alles ei ole mõtet väga vist jätta. Uuesti ahju. 200 juures. Nii kaua, kuni riivjuust on sulanud ja pruuni värvi. 15-20 minutit on möödas, ma arvan, et need pätsikesed võiks valmis olla küll. Sellised nad siis välja näevad. Jätan jahtuma ja hiljem siis söön neid, nii et suhteliselt lihtne oli neid valmistada. Midagi keerulist ei olnud, kõige keerulisem oli kartuli leidmine, aga vast leiab neid ka mujalt kui kuskilt Cash and Carry'st. Nii et kui video meeldis, pange like ja tellige kanal, eks sellist sisu on tulemas veel ja veel. Ja kui enne ei näe, siis järgmises ikka. Ciao.